Miks ma armastan seda keha- ja traumatööd, mida Dorothee Dressel teeb? Ma olen ju kogenud tohutult palju erinevaid tehnoloogiaid. Ma ei tohutult palju, ütleme palju erinevaid. Ja seal on miski, mis mind võlub siin elus kõige enam. Mis on minu jaoks võluv. Ja see on lihtsus. Siis ma tunnen, et mida keerukam on see asi, mida me õpime, teeme, tehnoloogiad, kõikvõimalikud süsteemid, strateegiad, kuidas. See on huvitav meie meelele. Ja see avardab meie teadmiste pagasit. Aga see on kõrvale tähelepanu viimine sellelt. Okei, et aga ma pean ju siin ikkagi päeva lõpuks reguleerima oma närvisüsteemi, et ma ei nähvaks oma elukaaslase või laste peale või ei suruks emotsioone alla. Me peame ikkagi õppima reaalselt, füüsiliselt, lihtlabaselt seda, kuidas reguleerida enda närvisüsteemi, kuidas olla kontaktis sellega, mis siin kehas toimub. Mis emotsioonid siin on, kus ma neid alla surun, kus ma väldin, sellepärast et kõik, mida ma alla surun ja väldin, nende teadmiste poole püüeldes, kõrgeid sageduslikke kogemusi saades, mis on kõik super äge. Aga päeva lõpuks me peame ikkagi oskama inimese ABC, kuidas ma juhin ennast siin ja praegu, mida ma teen selle emotsiooniga, mis praegu käivitus, sellepärast et kunagi lapsepõlves juhtus midagi ja nüüd see minu kaaslane või see sõber või keegi, kes siin ees on, vajutas mu nupukesele ja see käivitus. Kas ma nüüd surun selle alla, lennutan selle välja, teen seda, mida ma ikka teen või ma ennast reguleerin, tunnen, päriselt vabastan ja tulen puhtast kohast, valin uue käitumisviisi, uue mustri. Ja Dorothee retriidid on nagu sellised inkubaatorid, kus sa oled 2,5 päeva sees protsessis, kus sa õpid kõigepealt seda, kuidas tunda ennast üldse selles keha meele kogemuses turvaliselt. Nagu kõigega, mis siin toimub, sest miks me oleme nii nagu ebateadlikult reageerivad ja käituvad on sellepärast, et me oleme terve elu õppinud sellest kehast eemalduma, sest me ei osanud sellega midagi peale hakata. Ja tegelikult see algus või see vundament ongi see, et me tuleme siia üldse kohale, et me saaksime hakata teadvustama, kogema, mis siin toimub ja mis me sellega peale hakkame. Ja jah, seal on see element ka, et üks koht, üks suurimaid hirmusid, miks inimesed ei julge tulla, on see, et seal on teised inimesed. Ja ma pean tegelema sellega, mis mu sees on ja mis siis, kui mul tulevad pisarad välja või mis siis, kui mul tuleb mingi emotsioon välja, mida ma olen ju püüdnud kogu elu varjata ja ometi oma seljakotis kaasas kandnud. Ehk siis turvalisuse loomine siin selles kehas olemises oma kogemustega, oma tunnetega ja siis ka sellega, et siin on teised inimesed, kes kõik on samasugusel tripil, kes kõik, me oleme tegelikult siin kõik ühes paadis, kui sa ei ole veel tähele pannud. Me kõik oleme ühes paadis ja arvame, et meil on väga eriline kogemus. Minul on väga unikaalne ja teistmoodi kogemus. Et kõigil teistel on kas paremini või halvemini. Me oleme kõik õppimas ühte ja sama asja siin. Kuidas olla teadlikud sellest, et me oleme jumalikus kogemas seda inimeseks olemise kogemust. Ja head õpetused on need, mis on hästi lihtsad. Need on nii lihtsad, et su aju plahvatab. Sest ego on harjunud mõtlema keerukates süsteemides ja otsima midagi väga erilist ja unikaalset ja midagi, igal juhul midagi mitte lihtsalt. See ei ole egokeel. Egokeel ei ole lihtsus. Ja see
kuidas su aju töötab, su närvisüsteem töötab, kuidas su emotsioonid käivituvad ja kuidas siis selle keha-meele tasandil navigeerida. Need on väga lihtsad õpetused ja väga otsesed kogemused, kus meel vaikib ja keha saab teha seda, mida keha on loodud tegema. Taastuma, tervenema, muutuma. Ehk need on sellised võimsad inkubaatorid, kus sa saad siit seljakotist maha laadida väga palju, mis muudab sind tõsiseks ja raskeks ja peas ketravaks, et sa saad selle maha laadida. Jah, sa tõenäoliselt ei suuda terve nädalavahetusega kõike maha laadida, oleme nagu realistlikud, on ju. Aga väga palju saad laadida maha ja see on üks põhjuseid, miks inimesed tulevad ikka jälle Doroti koolitustele tagasi, on see, et nad teavad, et see on see ruum, kus ma saan teha niisuguse intensiivse, põhjaliku mahalaadimise, et siis mul on kodus palju lihtsam toimetada edasi nende praktikatega, nende igapäevasesse ellu rakendavate, lihtsate, toimivate praktikatega. Sest kui see kõik on siin nii laetud, siis meil võivad ju olla teadmised ja oskused, aga me ei kasuta neid, sest me ego ja emotsionaalsed pinged lihtsalt panevad meid automatismis tegema seda, mida me oleme terve elu võib-olla teinud. Vältima, alla suruma, tuimestama ja ootama seda, et kuidagi kõik ise laheneks ühel ilusal päeval. Nii et need on tõesti sellised eheduse, kohale tulemise, lihtsuse, tervenemise, ühenduse loomise inkubaatorid. Väga võimsad, ühtekuuluvuse tunnet tekitavad kogemused, kus tõesti see ländib, see jõuab kohale, et me tõesti oleme, me ei ole tegelikult kunagi üksi, sest me oleme kõik koos selles mängus siin sees. Igalühel oma nüanss, aga me oleme koos. Ja kui me saame ühendus sellega, selle hõimutundega, selle koosolemise tundega, siis meil on lihtsalt niivõrd palju rohkem ka powerit jätkata seda tööd, jätkata seda mängu ja nautida seda rohkem. Sest päeva lõpuks on ju kõige selle mõte see, et me saaksime olla rohkem teadlikud, rohkem ärkvel, rohkem kohal siin selles elus ja lihtsalt nautida see inimeseks olemise kogemust igapäevaselt rohkem. See on ju mõte. Nii et kui sa tunned ka, et sa vajaksid sellist sügavamat mahalaadimist, toetust, just sellist konteinerit, kus sa saad mitu päeva marineeruda, vabastada, ennast hoida, ennast reguleerida, päästada, jõustada, sügavuti puhata, lasta kehal taastuda, siis siin jaanuari lõpus on meil üks selline ruum loodud sinu jaoks. Nii et tule, vaatasin, kuskil on link olemas. Kui sul on küsimusi, siis julgelt küsi. Kui sa vajad mingid nagu erilahendusi, sul on mingid küsimused, siis julgelt võta ühendus minuga. Ma väga hea meelega vastan ja loodan, et me